act like that? No. Ma ei tea, väga huvitav. Vaim Maria! Kukkust just. Huvitavaks midagi jääb näha ka. Ma ei tea. Ma ei tea. Ruumtuur. Meie tuba. Seal. Oma luba. Trepist alla. Basseins, Johanna. Ja isa tuba. Seal. Ja sealt tuleme sisse. Pool kilo ikka. Tere hommikust ja tere tulemast minu järjekordsesse vlogi. Nagu ma lubasin, siis see saab olema reisivlog. Nimelt eile me hakkasime siis öösel juba kell 3 kodust sõitma ja 2 lennuga. Vahepeal meil oli vahepeatus Zürichis. 2 lennuga tulime siis Portugali, Farosse ja siit Farost siis sõitsime veel tund aega omakorda taksoga Lagosesse. Ja ma alustan seda vlogi siin vannitoas, sest et nüüd tuleb veits TMI ja siuke girly talk, nii et kui sa ei taha seda kuulda, siis keri 5 minutit edasi. Aga mu reis algab sellega, et ma pean shave'ima, sest et Eestis on -2 ja see seis on päris õudne. Ma olin lennujaamas ka siukeste roheliste pükstega, mis on alt nagu lõhikuga ja kui mul need sääred sealt välja paist, siis ma olin mingi, see ei ole võimalik. Nagu ma kogu aeg peitsin kinni seda, sest see oli väga õudne. Suht piinlik, aga anyways, mu reis algab sellest, et need jalad tuleb korda teha, siis need tuleb korda teha. Ja siis üks naljakas asi, mida ma tahtsin veel teiega jagada, on see, et põhimõtteliselt me tegime Martiniga nimekirja asjadest, mida kaasa võtta. Ja Martin jälgib minu tsüklit, sellepärast, et ma olen hormoonidest väga mõjutatud, nii et siis ta teab, millal ukse vahelt lihtsalt Nutellat mulle pakkuda ja pigem nagu eemale hoida. Ja siis tegime nimekirja ja siis Martin on mingi, et aga pane endale Mooncap ja pesukaitsmed nagu kaasa. Siis ma olin täiesti šokeeritud, sest et ma ise olin täiesti ära unustanud, et mul reisi ajal nagu kas täpselt reisi lõpus või nagu mingi tagasi lennates hakkavad nagu päevad. Aga nagu mu abikaasa teadis seda. Ma olin täiesti šokeeritud, siis ma mõtlesin, et aasta abikaasa auhind läheb Martinile. Et ühesõnaga tahtsin seda jagada siia. Ma ei tea, miks, tundus vajalik. Ja nüüd first things first, teeme ennast korda, siis teeme hommikusöögi ja eile me jõudsime pimedas, nii et me tegelikult nagu ei näinud palju, kuigi me nagu käisime jalutamas, me käisime poes, me käisime söömas, sõime krevette ja karpe eile, mis oli täiesti uskumatult hea ja nii odavad hinnad. Meil oli 3 peale, me oleme siis, ma seda vist ei maininud, et me oleme reisil Martini ja tema isaga. Või seda te teadsite, et Martiniga, aga Martini isa on ka. Tema tegelikult ongi siin Lagoses nagu käinud mitu korda puhkamas ja siis me ütlesime talle ka, et näita meile ka, mis siin on. Ja nii see reis nagu sündis tegelikult. Aga siis see õhtusöök eile, me 3 peale võtsime kõik mingid, Martini isal olid krevetid, mul olid krevetid, Martinil olid mingid krokettipallid 8 jalaga. Siis meil oli pudel veini kamba peale ja siis me võtsime selle suure lähkritäie karpe ka veel. Ja meil läks 60 € õhtusöök 3 peale maksma, see on 20 € nägu. Me läheme sinna kohta veel, sest et need karbid olid väga-väga head. Ja meil oli täna plaanis minna turgu, aga turg on ootamatult kinni. Või ma ei tea, me ei osanud arvestada. Isa arvas, et see on täna lahti, aga ei ole, tähendab. Anyways, me läheme jalutame täna ringi ja vaatame, siis ma saan teile natuke klippe ka ümbrusest teha. Ja me oleme siin nädal aega, täna on pühapäev. Ja meil tuleb igasuguseid huvitavaid tegevusi ka, mis me juba oleme endale ära bookinud.
nii et tuleb kindlasti üks mõnus reis ja Ruubiga on meie head sõbrad Tallinnas kodus. Ruubil oli natukene raske esimene päev ilma meieta, et ma siiralt loodan, et need tervisehädad, mis tal siin järsku 24 tunni jooksul välja lõid, on seotud lihtsalt stressiga. Et see pani natukene muretsema, aga tänaseks on juba parem, ta on juba entusiastlikum ja tõenäoliselt võib-olla lihtsalt harjub meie sõpradega ka, keda ta on varem näinud, aga ta on lihtsalt väga kiindunud meisse. Et loodetavasti ma ei pea nagu kogu aeg muretsema, et täna on juba parem, sest nad kirjutasid, et on parem ja siis ma ei muretse nii palju, aga tahtsin seda ka jagada siia. Vot, nii et, ja siis viimane asi ausõna, see 5 minutit reaalselt lobisemist siin kohe video alguses, aga täiega numbi on see, et okei, siin Laaguses on mingisugune 20 kraadi sooja, on ju, aga igal pool on ikkagi jõulukaunistused ja mingi tulekesed, et kui me jõudsimegi pimedas siia, siis oli mingi puude ümber olid need valgusketid ja asjad ja mingisuguseid jõulukaunistusi lihtsalt igal pool. Ja siis see on, ja igal pool on kuusepuud püsti ja värkima mingi. Aga viimane soe reis siin aasta lõpus ja siis läheme koju ja paneme ise ka kuusepuu püsti. Aga sellele ma praegu ei mõtle, praegu on puhkus. Vot, nii et head nautimist. Nii head toidulõhnad tulevad. Ma tulin dušikabiinist välja ja lihtsalt see lõhn, mis vastu tuli, oli amazing. Meil tuleb siin praemuna. Nii hea mees. Kus selliseid saab? Enam ei saagi. Siit tuleb veel üks kiire reklaamklipp või shoutout mu sõbrannadele. Ma koorisin sellise Joico Virgin Mojito kehakoorijaga, mille kinkis mulle mu armas sõbranna Kristiina sünnipäevaks. Ja ma kasutasin seda siin reisil praegu esimest korda. Ja see, kui mündine see lõhn oli, mul oli isegi nagu suus see tunne. Aga mulle meeldib. Ja selles mõttes jättis hästi pehmeks pärast ja ülimõnus oli pärast selle koorijaga koorimist shave'ida. Ja teine shoutout on mu sõbrannale Monsale, Monika tähendab siis pikalt, kes teeb siis ise looduskosmeetikat. See on siis shea võist tehtud kehavõi, mida ma nüüd kannan kohe ka värskelt shave'itud jalgadele, mis on veel sellised niisked, sest siis see nagu imendub veel kõige paremini, need poorid on ka veel lahti. Ja lihtsalt nagu nii luksuslik tunne pärast selle kasutamist. See, et sa tead nagu 100%, mis siin sees on ja lisaks minu jaoks lihtsalt see, et selle on teinud mu sõbranna, kes on oma armastuse sisse pannud, see on lihtsalt nagu ja see on siis antud juhul Mango, Maius on selle nimi. Igatahes ta on alles värske alustaja, nii et kui vähegi pakub huvi, proovi, mine toeta. Ja siis nägite, mees on lihtsalt nii hea. Mina mingi shave'in, teen oma iduprotseduure, tema teeb hommikusööki rahulikult. Niimoodi võib puhata küll. Martin 8 jalaga. Täna on super windy olnud, seega me polegi väga palju ringi jalutanud. Pigem lihtsalt käisime suures kaubanduskeskuses või nagu suures toidupoes, ma mõtlen siis selle all. Ostsime krevette, 8 jalga tükeldatud ja nüüd ma hakkan ise risottot tegema valge veiniga. Ja õues on juba pime, siin on kell 5, päikeseloojang. Aga ma vist korterit polegi näidanud otseselt, aga põhimõtteliselt meil on siis siuke köök, kus ma hakkangi kohe veini tegema, risotot tegema. Siin samas on kohe ka magamistuba. Seal on minu meiginurgakene, lauakene ja seal on juba WC, kus te nägite mind hommikul klippe filmimas.
aga ma arvan, et kõige põhilisem tegelikult on see sisehoov, mis meil siin on. Ehk siis põhimõtteliselt siin on niisugune passu ja lebamistoolid ja kui homme paistab päike, siis siin on väga mõnus päikest võtta ja loomulikult ka mere äärde minna, mis ootab meid seal. Seal on meri. Seal. See on rõdu ja siis selle all seal on meri. See ootab meid. Vot, meie tookene seal. Decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto ya no sea mi realidad. No sé si es amor, es que quiero estar solo. La soledad me hace preso, la condena son tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. A veces la paso lonely, no es tu culpa, I'm sorry. No estamos envueltos en un juego de dos. Quiero estar a lo tuyo, pero a veces no. De pronto son cosas del destino. O mejoramos con el tiempo como el vino. Súbeme la nota, que no se me nota. Ya no estaba ready y fui un idiota. Que hay mucha brisa, se acabó la risa. Ya empezamos el gota a gota. Perdona la actitud que yo tengo hacia ti. Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita de mí. Creo que la juventud me ha jodido a mí. No había nada interesante, solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor, es que quiero estar solo. La soledad me hace preso, la condena son tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. A veces la paso lonely, no es tu culpa, I'm sorry. Ahora yo entiendo toda la gravedad. Tú tan hermoso y no... Tere hommikust ja käes on teisipäev. Töö käib, nagu te kuulete. Ma ei arvestanud sellega, et see puurimine siin tee peal on. Aga eile oli esimene päikeseline ilm. Täna on jälle selline pilves selginemistega. Seega eile me võtsime maksimaalselt päikest, nii palju kui vähegi võimalik. Homme näitab jälle päikest, nii et homme saab ka võib-olla katusel päikest võtta. Anyways, täna meil on off-road trip mingi 4-kiolisega džiipiga. Aga see on alles kell 2. Nii et praegu meil on hommikupoolik aega. Tulimegi siis Martiniga kahekesti. Jalutame toidupoodi ja turgu. Isa juba käis ka turul, ostis mõõkkala või? Mõõkkala ja krevette ja... Mõõkkala fileed. Suuri krevette, jah. Et päris, et siin on see värske turg. Eile käisimegi õhtul pimeduses jalutamas, siis nägime, kuidas kalamehed olid mere peal, püüdsid kala. See arutasime ka, et huvitav, kas see on see kala, mis me homme turu pealt ostame või? Kalavalik on mega. Mega, jaa. Ma vaatan, kui me... Me ka vaatame täna, et... Siis saan äkki filmida ka, kui turul oleme, et näidata seda kalasaaki, mis siin on. Issand, kõige tähtsam asja ma unustasin öelda, loomulikult. On nimelt see, et tuleb välja, et see reis siin on meie jõulureis. Nii nagu eelmisel aastal oli London, siis sellel aastal on selleks Portugal, linn Lagos. Ja põhimõtteliselt me avastasime, et siin samas on kirik ja kiriku ette pannakse püsti.
jõuluturgu. Ja ma küsisin meie nagu majutuse sellelt majahoidjalt, jah, ta on majahoidja, jah, et millal jõuluturg avatakse ja ta ütles kolmapäeval ja see on homme. Ma olen nii õnnelik. Täiesti uskumatu, et ma näitan teile ka. Sealt panevad püsti seda. Amazing. Nii et avastasime üldse tänu sellele, et eile õhtul nägime, kuidas neid püsti pandi, siis mõtlesime, et huvitav, mis siia tuleb. see näeb välja nagu Aga see jõuluturg, näeb välja nagu ilmselgelt. Ilmselgelt ja siis ma saan siit osta jõuluornamendid nagu koju ja siis see on meie uus traditsioon, et maksimaalselt igalt reisilt, kui me jõulude ajal reisime, siis me võtame koju ühe jõulukaunistuse. Ma olen väga õnnelik. Aga me ei lähe üle muru, palun. No ehitusprojektit läbi. No okei, pealegi. Aga kui keegi vaatab, et me oleme matsid, siis see oled sina. Saba taga. Saba taga? Juba on saba taga. Mis saba mul taga on? Tõesti saba. Muru peal kõnnid. Mine pekki! Lollakas. Me läheme nüüd jalutame poodi. Üks super oluline teadaanne jäi ütlemata, et täna õhtul me läheme Martiniga kuhu? Nii? Salsa Classes, kohalikud Salsa Classes võtame. Mingi algajate värk on ju. Nii et tundus... Palun, plakat. Näed siin saas. Kohe. See. Salsa Classes. Tundus väga nagu, miks mitte. Nii et me läheme sinna. Proovime. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer. Esta es mi despedida. Vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto, no. Esta es mi despedida. Vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto, no. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. Y dice que quieres mi mano. Lo feo es ver que te hice más fuerte de lo que quise. Solo hay nubes grises. Yeah. Tranqui que eso se me pasa. Que yo ando chilling en casa. Que lo que quiero te pasa. Más de nivel. Esta es mi despedida. Vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía. Past the 20%. Oh my God. With that car I go to 85 or... I have to close my eyes. Close your eyes. Where you can see some surfers, of course the waves here. Ma reaalselt tegin püksi just, sest me tulime kuskilt sealt ülevalt off-road isime. Ja reaalselt see tagaiste on märg, ma ütlen. See tagaiste on lihtsalt märg. Martin ajab seal selle kutiga juttu ja on väga õnnelik, aga mina ei ole väga õnnelik. Ja nagu see vaade on ilus, aga lihtsalt ma nagu nii hullult kartsin seal autos, ei ole võimalik. See vend lihtsalt pani mingi, meil me peaaegu 90 kraadise nurga lihtsalt puff olla. Mingi davai, olgu pealegi siis. Nagu ma ei tea, kuidas me sinna saime kuskilt sealt. Maailma lõpust. Tšau. YouTuber husband. It's
not funny. Your husband doesn't drive like that? No. If they careful can pass. It's 47% of alcohol. It's a very strong one. Yeah, it's like you drink like a shot. seal on üks Explorer nimega Martin, aasta abikaasa. üks lihtsalt vaatab tõtt minuga. ta on mingi, mida sa teed seal? Hello, hello. ära lähevad. Tšau, bibi. Tšau. Mis teed seal? Mul on palju parem content. On jah? Oh my god, there are a lot of them. Võtab veel pai. Mis sa teed meile? Loodetavasti midagi väga head. Aga eks paistab. Eks paistab, jah. Väike TMI jälle, aga kui sa lähed reisile ja sa tead, et sul hakkavad kohe-kohe päevad, siis soe kliima kutsub selle esile. I promise you. Ainult minu keha toimib nii. Ma teadsin seda ja ma ei arvestanud sellega. Aga siin ma nüüd olen oma mustade Adidase lühkaritega, sest et bikiine ma enam kanda ei saa põhimõtteliselt alaosa. Juhuu! Ei, tegelikult. Aga see ei takista mind päikest võtmast. Täna hommikupoole naudin siin päikest. Martin ostis 8 jalga ja õhtuks teeb meile 8 jalga esimest korda ise. Eks näis, kuidas see õnnestub. Ja me läheme täna Peini mõisasse või istandusse. Anyways, winery trip. Saame siis nagu taste testida ja saame seal tuuri ja ajalugu ja nii edasi ja nii edasi. Olen väga põnevil ja eilne off-road oli lihtsalt täiesti crazy. Ma tegin umbes 3 korda püksi, sest et nagu see autojuht oli lihtsalt close your eyes, sest et ta teadis, et ma kardan. Ja siis ta pani lihtsalt, vahepeal oli täpselt selline tunne, et hüvasti maailm, et tore oli elus olla, kogeda seda elu ja nagu päris hirmus oli, aga vaated olid väga-väga worth it ja need kaljukitsad ka, keda me seal nägime. Kaljukitsad? Mägikitsad? Ma ei tea, igal juhul väga-väga nunnud olid. Vot, aga naudin vist põhimõtteliselt viimast päikeselist ilma siin, sest et järgmised päevad näitab pilvist ja tuulist.
nii et ma võtan sellest päevast täna siin katusel maksimumi. Tus amigas me tienen en la mala, pero no pasa nada. Tanto tiempo y tú interesada, sin comprarte Gucci, Louis, Prada, bebé, yeah. Cualquiera te costea, pero no te lo hacen como yo, yeah. Solo hablando conmigo te cambia la voz. Hace tiempo que no nos comemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti y tú hace tiempo que ya estás pa' mí. Hace tiempo que no lo prendemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo. Kas teadsite, et roosipõõsaid hoitakse siis vainerites, ma ei tea, veiniistandustes hoitakse roosipõõsaid selle jaoks, et kui peaksid mingisugused defektid või mingid haigused tekkima, siis roosid on palju õrnemad ja võtavad selle külge, seega rooside pealt nad näevad ära, et kas nüüd on vaja pritsida, ehk siis mingeid kemikaale panna, et viinamarjad siis tähendab, ei saaks neid haiguseid endale külge. Mina ei teadnud, täna sain teada. Cuando pongo una de Nicky me acuerdo de ti. Las noches son más largas si estoy sin ti. Y vamos pa'l party, después pa' tu habitación, tú bailando y un speaker. Piensas en mi bebé, aquí ni se presta ni se fía. Manden lo que quieren que ella es mía. Full en los DM si confía, que nadie como yo se lo haría. ¿De qué pasa, siervo? Que no entienden nada. No somos exclusivas, pero solo me lo da. No queremos títulos más. Disfrutar es la prioridad. Aunque pase el tiempo, nunca cambiará. Llámame a las 9 a las 8. Me oleme oma Vaineri tripilt tagasi ja see oli väga cool ja saime palju huvitavaid fakte, mida ma kõike siin teile ette kandma ei hakka, sest ka paras promill on sees. Homme äkki värske peaga, samas see vlog läheb liiga pikaks, kui ma siin kõike seda teile rääkima hakkan. Tulge ise ja kogege. Väga lahe, selles mõttes täiega soovitan. Ja ma arvan, et kui me kunagi kuskile veel tripime, siis siuksed Vaineri tripid on ilmselt midagi, mida võiks julgelt proovida. Ja täna õhtul on meil siin kokandusnurk Martiniga. Ainult Martin all by himself. Ja mina lihtsalt filmimas ja nautimas õhtut. Ja mida ta meile siis täna teeb? 8 jalga. Küpsetab esimest korda. See on meil siin juba toa soojas olnud. Mul pole õrna aimugi, kuidas see meil õnnestub. Tal õnnestub. Jah, tal. Et aga... ja terve. See kaalus mingi kilo ja natuke peale. Terve 8 jala saime 13.80. Tallinnas restoranis sa saad mingi 1, maksimum 2 kombitsat mingi 20-30 euro kanti. Nagu restoranis toiduna, roana. Et noh, hea küll, davai siis. Ja Martin, räägi siis, mis sa sellega tegema hakkad? Tere tulemast kokandusnurka Trunk Martiniga. Täna me teeme, nagu Janna juba näitas, teeme 8 jalga. Meil vesi juba keeb. Või noh, keemine on niisugune hästi öeldud. Work in progress. Vesi soojeneb ja veinitripil öeldi, et ära pane soola üldse keetmise ajaks. Nii et ma ei pane sinna üldse soola. Soola paneme kunagi hiljem. Aga esialgu on siis plaan kuskil tund aega keeta. Ja keedame siis niimoodi, et lõikame sibulat. Vee sisse. Vee sisse, tõmbamegi seibideks ja tund aega. Enam-vähem pluss miinus. Salad kõrvale ja? Salad kõrvale hiljem. Aga jah, põhiline, nagu ma aru sain natukene siis YouTube'ist on see, et toa sooja kõigepealt. Et on siin tund aega vähemalt olnud. Ja kui on aeg vette panna, siis ka proovin, ma ei tea, mida see muidugi teeb. Kas sellel on päriselt pointi või mitte. Aga et kasta 3 sekundit ees, välja, 3 sekundit ees, välja. Tempering.
karastamine, Ja, siis ja, ütleme ja. 3-4 korda karastada, enne kui siis päriselt ta sinna keema jätab. Ja öeldakse, et slow cook, et kui keema läheb, et siis ei jätaks nagu võib-olla päris suurele kuumusele, vaid natukene seda Aeglasemalt. kuumust Jah. nagu vähemaks võtta. Jah. Ja ma lihtsalt pean proovima, Teda käes hoida või? mis tunne on teda käes hoida. No mis tunne teda on käes hoida? Limane. Aga siuke ta on. Ja joppas väga sellega, et turul ta puhastati ära. Jah, see No, pea siia sealt tehti seest. salk sisse, tehti seest tühjaks. Kuskil tal olid silmad. No siin on näha, et on olnud silmad. Siis YouTube'i pro tipp oli see, et pea keerata pahupidi. Küpseb paremini. Ja siis siin keskel on siis see, millega ta tinti laseb või midagi siukest. See on ka siit ära lõigatud. Ja palju on 8 jalal jalgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja ongi 8. Ma olen vabandust, mu naer. Aga ma lihtsalt... Lihtsalt. Et müüdid murda. Et ikka kõik teaksime, et tegu on 8 jalaga, mitte mingi 7 jalaga või 9 jalaga. Ei ole ebale. Ja no korralikult limane on see asi ikka. Aga siis I will keep you updated, kuidas Martinil selle küpsetamisega läheb. Kindlasti saab väga hästi hakkama sellega. Kui vesi ühel päeval keema läheb. Sest et siin on väga... See siin. See... Ei ole tänapäevane induktsioon, vaid on siuke... sul on 6 peal, jah? Jah. No, võtab aega. Ühesõnaga, kui vesi keema läheb, siis me näitame kindlasti seda karastamist ja keetma hakkamist. Väga hea. Tee ära. Väike närv on sees küll. Väga hea. 1, 2, 3. Oi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No ma ei tea, väga huvitav. Väga huvitav, üldse ei teadnud, et nii läheb, on ju. 2, 3. Mitte, et oleks YouTube'ist vaadanud. Jaa, aga nagu päriselt oma silmaga näha on ikka nagu põnevamat. Nii. Paneme siia sisse sibulad. Kohalikud räägivad, et see pidi head maitset andma. Ja võib-olla maitset välja tooma just. Ega ma ei tea, mis ta päriselt teeb. Ja nüüd, kui kaua? Tund aega, ehk siis kella 8-ni. Kindel või? Ma arvan küll. Mis sina arvad? 45 minutit osad ütlesid ka. No paneme Kus esialgu low cookida? 45. Ja siis vaadata. Paneme esialgu 45 ja siis vaatame. Aga ma ei tea, mida isegi vaadata. Nojah, ei, väikse tüki võib lõigata ja proovida. Mõnda aega on juba möödas. Natukene üle 45 minuti. Martin tegi siin meile juba salati. Jah, sinna panin põnevaid asju. Olen siin, ütleme, siukse mitte isegi täitsa keeva veega küpsetanud seda. Pigem ongi slow cook ja siuke. Oh my god, see näeb nii hea veel. Appi, oota, kaamera peale ei saa. Kuhu ei tööta, jah. Ühesõnaga. Pliit kinni. Ja üks õpetus oli, et lasta jahtub ise veidi. Okei. Et ei kurna, et ei tõsta teda kohe tulelt ära, vaid lasta jahtub Vee sees või? Vee sees Okei. mõnda aega. No Mis selge. ma teen on see, et ma võtan ta ikkagi Kuuma raua pealt ära. Väikest kombitsetükki me juba proovisime. Lasime natuke kauem olla. Aga ma ei tea, väga põnev on. Väga kalase maitsega oli. Nagu naturaalselt väga hea maitsega. No nii, oleme natukene lasknud tal jahtuda. Siis vahepeal tuli meelde, et keegi õpetas, et pange korki poti sisse, kui keedate. Ekstra jõin kõik veinid ära, et sa saaksid need korgid sinna panna. Mitte sina üksinda, vaid me kõik jõime veinid ära. Ja millal tuli korgi värk meelde? Siis, kui oli keedetud. Klassikaline juhtum. Aga no proovime ta siit nüüd kuidagi moodi kätte saada.
See on päris hirmus. Well, potist ta välja saime. Teistpidi oli ägedam isegi. Teistpidi. No jah. Siuke ta siis nüüd on. No recordaba lo bueno que era estar a solas, sin que me juzguen con mis amigas cantando rolas, que me aprecien pero no tanto. Quiero estar sola, estar soltera, no disponible y siendo moda. Yo te quiero pero déjame, no me amas, eso se te ve, y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero pero déjame, no me amas, eso se te ve, y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Solo quiero ser. Tulime täna siis sellist linna külastama nagu Portimao ja istusime siin väikses kohvikus just maha. Sõime 3 natat, mis on siis selle lehtainega põhjast ja keedukreemiga Portugalis koogikesed, 3 kohvi, mahl ja meil läks kokku 9.50. Tallinna vanalinnas sa saad 9.50 eest 1 kohvi ja võib-olla koogikese. Midagi sellist, meil oli 3 tükki, nii et väga hästi. Ja nüüd me lähme jalutame 2 erinevas shopping centerisse. Sest et siin filmisin neid tänavaid ka ilmselt õhtusel ajal, kui pime on siin hästi ilus, et need jõulutuled ja asjad. Kui üldiselt suht, ütleks, et sellised sarnased poekesed nagu Laagoses, sellised turismikad. Ja kuna on madal hooaeg, siis ei ole siin meeletult palju kohti avatud ka, et pigem on nagu suletud. Aga ilm on väga mõnus, tuul on siuke mõnus pehme soe, päike paistab. Nii et lähme jalutame edasi. Martin leidis sellise, need on pitbullid on ju? Mingid pullid on. No pane silge siis. Jõulukampsuni, tal on seda nüüd vaja ilmselt. No, come on. No nii, M-suurus. Pose. Kõik teavad minu suurust. Pose. Vogue. Noh, miks ei? Jõuluõhtuks on outfit olemas ja hind on... sa tõmbasid ära juba. 16 euri. Tulime teise keskusesse nüüd, sest et I'm just a girl. Ja siin keskuses on Sephora, issand ma filmisin oma suud vist. Aga ühesõnaga, me otsime selle Sephora nüüd ülesse. Käes on ootamatult meie, või noh, mitte väga ootamatult, me teadsime, et see ühel päeval juhtub, reisi viimane päev ja ma vahepeal kadusin ära täitsa siin 1,5 päevaks, et põhimõtteliselt viimane kord, kui me siis olime Portimaos, ma tegin klipi, kuidas lähen Sephorasse ja peale seda ma tegelikult rohkem üldse ei rääkinud midagi sellepärast, et ma siin vlogi alguses mainisin ka, et mis staadium reisi lõpuks kohale jõuab ja see jõudis ja hittis väga tugevalt.
Aga oota, ma lähen kõigepealt tagasi sinna Portimaosse, et selle Sephoraga läks nii, nagu ma alati kohati nagu tunnen, et lähebki. Ehk siis ma lähen sinna ühe kindla brändi pärast, milleks on Charlotte Tilbury. Ma tean, et ma saan seda Eestisse tellida ka, aga ma olen täiesti klassikaline eestlane, kes peab minema oma käega katsuma seda toodet ennem, kui ta seda ostab. Võib-olla ma ei ole siis klassikaline eestlane, mina ei tea, et kas tänapäeval kõik inimesed on harjunud tellima e-poest. Mina pigem ei ole selline, et ma tahan nagu füüsiliselt ise katsuda ja olla kindel, millele ma siis raha panen. Ehk siis seal ei olnud seda, me tulime sealt sama targalt välja, sest et ma ei näe nagu pointi siis ka nagu raisata või otsida mingit põhjust, et mida siis osta. Riidepoodides käisime ka ringi ja kuna mul puhitas ja oli siuke juba nagu ebamugav olla, tuju oli hästi madal, siis mitte miski ei sobinud mulle. Ma tundsin, ma näen kõiges hästi kole välja ja nagu ma saan aru, et see ei ole, et ma ei räägi siin, et ma olen kole või midagi, aga lihtsalt selles hetkes ma usun, et kõik saavad aru, millest ma räägin. Oli väga-väga ebamugav ja ma ei tahtnud, ja siis ma ei tahtnud ka midagi enam filmida. Ma tundsin, et nagu ühesõnaga lihtsalt väga vastik enesetunne oli. Me käisime siis tollel õhtul veel, Martin käis ronimas, sellest ma tegin klipi, panen siia. Siis eile, võib-olla, ma ei mäletagi, mis me eile tegime. Me käisime seal Escotidinhos söömas, mis oli selline hästi nagu kohalik toidukoht. Ja suht ülejäänud, me käisime toidupoes, mul hakkasid toidupoes rämedad krambid. Ikka niimoodi, et ma ei saanud nagu, ma kükitasin põhimõtteliselt toidupoes, hästi halb hakkas ja ülejäänud päeva sisuliselt vedelesingi voodis, et mul hakkaks parem, võtsin valuvaigistit, ehk siis eilne päev läks selle nahka. Ja kuigi tegelikult saime natuke raamatut ka vist lugeda hommikul üleval katusel. Anyways, see oli tore. Ja siis õhtul me käisime fotot kuulamas, mis on siis, millest Martini isa meile ka hästi palju on rääkinud ja see oli ka nagu üks põhjuseid, miks me siia Portugali tahtsime tulla, sest ta kogu aeg rääkis hästi nagu ülistavalt või suurelt sellest ja foto on siis nüüd 19. sajandi päritolu Portugali päritolu muusika, selline väga teistsugune ja väga huvitav. Igal juhul see eilne kontsertkogemus oli kindlasti meie reisile väga palju nagu väärtust juurde andev, et seda kohalikku kultuuri siin ka näha ja kohata. Ühesõnaga, meil läks seal põhimõtteliselt eile mingi 1:30, see läks, reaalselt me läksimegi kell 8:30 hakkas kontsert pihta ja nad kütsid kella 1:30. Väikeste pausidega, aga muidu. Ja siis meil oli söök ka seal. Et põhimõtteliselt me maksime, nägu oli 25 €, selle hinna sees olid toidud ja kontsert. Et see oli väga, me arust nagu soodne ja äge selline kohalik kultuurielamus. Ja nüüd täna on käes laupäev, meie viimane reisipäev. Ma tegin endale väikse näo pähe, et ennast pisut paremini tunda, käisin pesus. Täna jätkuvalt on veidi kõhuvalu, aga tuju on vähemalt parem ja nii suuri krampe enam ka ei ole, nii et tahaks loota, et see tagasi lendamine on nagu mugav mu jaoks. Ja jõuluturuga läks ka niimoodi, et ma vist kuskil ütlesin, et meil majahoidja ütles, et kolmapäeval juba avatakse, aga ei avatud. Ma juba olin vahepeal natuke šokis, ma olin mingi, oh my god, kas me üldse saame, aga saame. Ma vähemalt eeldan, et need plakatid, mis igal pool mööda linna ringi nagu laiali on, kus on kirjas 30. november, siis need on selle jõuluturu kohta, et see avatakse täna 30. novembril. Nii et meil on plaan, põhimõtteliselt praegu tegingi ennast korda, panen riidesse. Seega, et tore, et ma mingeid heledaid ja valgeid riideid endaga kaasa võtsin. Üks valge kleidike jäi näiteks täiesti kandmata ja ma olengi terve reisi pidanud siis mingite oma mustade või tumedate riietega ringi käima. Aga okei, see selleks, ma ei hädalda rohkem sellel teemal. See on lihtsalt mu elu osa siin reisil. Aga
läheme jõuluturule, ma loodan, et see on juba avatud, tahaks mingisuguse jõulukaunistuse siis osta nagu koju suveniirina mälestuseks sellest reisist. Siis tahaks ühte ehtepoodi minna, et mälestuseks endale ehted siit osta. Et mul on kuidagi see ka, et peaaegu igalt reisilt olen nagu mälestuseks mingid ehted endale ostnud, just peamiselt kõrvarõngad siis. Ja ega ei teagi, täna ongi sisuliselt siuke turistikas, nagu nüüd lõpuks mingeid suveniire osta, me ei ole oluliselt palju midagi ostnud. Ja siis õhtul pidime Austreid minema sööma ja sisuliselt lihtsalt puhkame, pakime asjad kokku ja siis hakkame tagasi lendama. Homme on 3 lendu. Faro Lissabon, Lissabon Zürich ja Zürich Eesti. Ja siis Zürichi lennujaamas ma nägin tulles, et seal on nagu terve Charlotte Tilbury lett, nii et sinna ma lähen ja sealt ma ilmselt Martin vaatab mind siukse pilguga. Aga mul on plaanis sealt endale osta midagi toredat, mis mu tuju heaks teeb ja mida ma olen ammu kaalunud, et endale tellida, aga siis ma saan nagu füüsiliselt seda katsuda, võib-olla testida ja siis osta. Vot, aga naudime siis viimast päeva. See vlog hakkab siin vaikselt lõpupoole liikuma. Nii et ma arvangi, et ma siinkohal tegelikult tõmban selle ikkagi kokku. Rohkem teiega ei räägi. Vaatame, mis järgmine aasta meile reisiplaanidesse toob. Ja ma soovin teile ilusat jõuluaega ja aasta lõppu. Tšau! Ennem kui ma unustan, Kellis, kuidas sulle reis meeldis? Väga mõnus on. Siin on kõige erilisem, ütleks, ongi see seafood. Et kellele vähegi pakub huvi mereannid, meretoidud, kalad, kõiksugu asjad. Siis on nagu Portugal või just Lagos nagu on täiega hea soovitus. Jah, sest see on mere ääres, et siin kohalikud kalamehed püüavad kala ja järgmise päeva hommikul, auto on selja taga, mitte siin. Siin on väga hea kalaturg. Hommikuks jõuab turule põhimõtteliselt värske kala. Värske, väga värske. Ja nagu väga hea hinnaga on nagu asjad, et krevetid, 8 jalad, kalmaarid, muud igasugu kalad on ju, millest Eestis võib und näha. Mõõkkala, tuunikala, sardiinid. Kuigi sardiinihooaeg vist oli august-september, isa teab nagu paremini öelda. Et aga ikkagi kala on siin palju, kala on siin värske ja väga loomulikult on nagu restoranides hea, aga kes vähegi julgeb, proovige ise teha. Sest et sul ei ole nagu Eestis sellist võimalust ja ma arvan, et siukse hinnaga nagu kuskil mujal on raske leida. Et selle võrra oli ka tore, et meil oli apartment, et meil oli see võimalus nagu ise teha süüa, et ei pidanud kogu väljas söömas käima. Ja mina tahan lisada, et Portugali tänavad on väga puhtad, vähemalt siin Lagoses väikelinnas. Et kui me Portimaos käisime, siis seal oli juba natukene nagu rohkem räpane ja ei tundnud ennast nii turvaliselt, aga siin Lagoses küll tänavad on puhtad ja kuidagi turvaline on olla, inimesed on hästi sõbralikud ja toredad. Hi! Vot, kas tahad midagi lisada? Tegelikult ei ole hetkel midagi lisada isegi. Mis meie järgmine sihtkoht on? Mingid poed ilmselt. Ma küsin riiki, mis poed? Sihtkoht, nagu reisi sihtkoht. Elame, näeme. Praegu ei ole midagi paigas veel. Ma lootsin, et sa ütled midagi toredat. Leedu. Leedu. No ei, Leedu võib ka tore olla suvel Palangale. Lähme vaatame korra lähme vaatame jõuluturule, aga see vist ei ole veel avatud. Nii.
Sim, zero noventa. Peço desculpa que já estava a trocar aqui as coisas. Foi Te näete hetkel siin metsikute eestlast vabas looduses. Airbetik. Jada. Ma valmis koju minema.